Kuule, aga lähme mainima. Ma leidsin eile ülihea Diamondite spoti. Juus! Mõtlen viimast korda. Arvuti kinni ja magama. Okei, aga ma panen enne mängu tõmbama. Mida asja? Come on, man. Don't even play with me. How much are these? Kid, time to go to bed. Oh, off the deep end. Jälle. Ära ole nüüd nii ehmunud. Päevast päeva vaatad siin ulmelisi mänge ja videosid, ise aga ei teagi, milline mõju sellel minule ja kogu loodusele on. Mis asja? Kuule, Juss, las ma nüüd räägin sulle. Digiprügi on sinu digiseadmes oleva kogu mittevajalik info, mittevajalikud failid ja programmid, vanad andmed, pildid ja videod. Ühekordne kiirsisu, näiteks TikToki videod ja striimimine. Kõik vajab järjest suuremaid serveriruume, mis tarbivad üha rohkem energiat ning mille käigus eraldub õhku aina enam ohtlikke kasvuhoonegaase, põhjustades kliima soojenemist. Eestis kannatavad selle tõttu näiteks hülged, kes jääkatte puudumise tõttu ei saa enam poegida. Kui pole enam hülgeid, siis ka kogu Läänemere liikide eluolu muutub. Okei, aga kuidas see minu pelamisega seotud on? No kuula edasi. Ligikaudu 100 pildi ja mõne paariminutilise videoklipi pilve salvestamise keskkonnamõju on võrdne autoga umbes 17 kilomeetri läbimisega. 24 tundi video striimimist paiskab õhku aga 13 korda rohkem süsinikdioksiidi kui ühesuunaline lend Pariisist New Yorki. Mängides 5 tundi Minecrafti on see sama palju, kui kulutad autokütust, et sõita 10 kilomeetrit bensiinimootoril töötava autoga. Inimene, kes kasutab aasta jooksul iga päev 2 tundi sotsiaalmeediat, vaatab videot või YouTube'i, võiks istutada ühe puu, mis seoks selle tõttu eraldunud süsihappegaasid. Mees, ma kustutasin oma arvutist igasuguse pahna ära ja nüüd Fortnite jookseb täiega hästi. Ping on üliväike. Ole nagu Juss, kustuta ka sina oma digiprügi. Nii hoiad loodust ja aitad kaasa elurikkuse säilimisele.